Tere kõigile! Nii nagu sissejuhatuses Tea juba mainis, olen TTJA ehk siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti endine sideturgude analüütik. 2 aastat, viimast 2 aastat. Enne seda aga pean mainima, et 4 aastat juhtisin suuri sideehitusprojekte. Et olen selles mõttes nii-öelda põllult kogemusega. Nüüd, kuna ma hetkel olen juba Kaitseväe tegevteenistuses, siis kaitseväelastele meeldivad kaardid. Mulle ka väga. Kõigepealt alustaks siis globaalsest vaatest, et kus me Eestis üldse täna asetseme, siis me oleme ikkagi riikide seas, kus on väga hea internetiühendus. Et kui me vaatame piirkondi, mis täna ei ole hästi ühendatud, peamiselt siis pean silmas seda piirkonda siin. Hetkel käib töö selle nimel, kaabel on jõudnud umbes kuskile siia või isegi siia, 45 000 kilomeetrit, et ühendada Aafrikat globaalsesse võrku kaabliga, mis tõenäoliselt ei ole väga palju jämedam kui muu pöial. Selliseid kaableid on siin ookeanide all ligikaudu 500. Ja mida ma tahan mainida, et see on kriitiline infrastaristu, millega me iga päev kokku puutume. Me oleme praktiliselt online kogu aeg ja kui me räägiksime just siin elektrijaamadest, soojusjaamadest, koostootmisjaamadest ja nii edasi, siis ka need on tegelikult algselt olnud ühed esimesed, mida on siis kiire internetiga ühendatud. Et me kõik saame aru, et ilma internetita me täna sellist ühiskonnakorraldust, nagu me tunneme, ette ei kujuta. Ja mis puudutab konkurentsi, siis me peaks mõtlema, kuidas me saame seda ära kasutada, et mingi uus piirkond ühendatakse kiiresse internetivõrku. Nüüd, kus me täna Euroopas paikneme, mis need protsendid räägivad? Eestis jookseb nii-öelda valguskaabel mööda või on võimalik sellega ühenduda 86% elanikkonnast, see on väga hea tulemus. Eesti on teinud selles mõttes kõik selles võidujooksus õigesti, et me oleme Eesti kündnud suures osas siis optikaga või valguskaabliga, heal lapsel mitu nime, maha niimoodi, et kui me täna võrdleme riike, siis paljudes riikides ei ole baastaristu sellele osale, kellel veel valguskaabel puudub, lähemal kui 10 kilomeetrit, et Eestis on veel väga vähe jäänud nii-öelda teha ja baasinfra on meil väga hea. See on peamiselt maha pandud 4-avalise toruga, sellised oranžid, võib-olla olete näinud kuskil. Muide ma pean mainima, et sideest teadmine Eestis on üsna madal, et reeglina inimesed peavad oranži toru kaabliks, tegelikult on see toru, sinna sisse puhutakse kaabel, kaabli sees omakorda on juuksekarvast peenemad kiud, mis siis päriselt on need valguskaablid, millest me räägime siin. Nüüd, kui te vaatate siia Kesk-Euroopa suunal, Kesk-Euroopa suunda, siis mahajäänumad riigid on Saksamaa, tegelik majandusvedur Euroopas, Itaalia on mahajäänud suurriikidest, ja nii mitmedki teised. Selles mõttes konkurentsi mõttes me oleme heas positsioonis, ka Soome ei ole heas positsioonis tegelikult tulenevalt nende väga suurest ajaasustusest, mis on siis põhja pool. Küll aga on väga eesrindlikud Rootsi. Rootsis paikneb ka piirkonna üks suurimaid optikakaablite tehaseid, Hexatronic, kes suudab otse merel sadamas asuvasse laevale toota merekaableid. Nüüd Eestisse jõudes, siis millist tehnoloogiat me täna kasutame valdavalt? Pööre osades riikides või ütleme ka globaalselt on toimunud siis valguskaabli suunas üsna hiljuti,
et pooled nii-öelda tarbijatest on siis valguskaabli peal. Eestis, nagu te siit nüüd kokku arvutaksite, siis kui te siit nüüd 2024 tulemustelt kokku arvutaksite, siis optika veel tegelikult seda osa, mis siin on, ei ole ületanud, aga lähiaastatel oleme kohe ületamas. Nüüd see osa siin kõik on siis mobiilne internet, aga selle all paikneb siis 4G, 5G võrkudel, mida tähendab fix lahendus, see on siis need seadmed, mis tarbivad üle õhu interneti, aga on fikseerituna nii-öelda kodus teil kuskil teleka juures või kuskil töölaua juures. Need arvestatakse siis fikseeritud asukoha juurde, aga nad ei ole ühendatud kaabliga. Siin on nüüd tõenäoliselt toimumas ka mingisugused arengud, näiteks vasevõrgu väljalülitamisega, mida siis teeb nii Telia kui Elisa Eestis, 2 suurimat teenusepakkujat lisaks Tele2-le. On siis toomas kas valguskaablile või just nimelt siis siia sellesse 4G, 5G fix võrku kliente juurde. Miks see kõik nagu oluline on või mis iseloomustab kogu seda nii-öelda võidujooksu on see, et andmemahud meeletu kiirusega kasvavad. Mitte nagu natukene kasvavad, vaid kasvavad hüppeliselt. Et kui te vaatate, kui palju 10 aastat tagasi tarbiti nii-öelda läbi selle infrastruktuuri siis internetti, siis täna me oleme siin ja need lähevad samas graafikus üles võib-olla isegi veel kiiremini. Mida see tähendab? See tähendab seda, et osa võrgust, mis täna meil kasutada on, ei kannata seda välja. Ja teistpidi jällegi, et mida rohkem me nagu andmeid kasutame, seda rohkem on meil sellist kiiremat võrku vaja. Nüüd Eestis kiirustest rääkides, see on siis nende sama fikseeritud asukohaga internetist rääkides, siis kiirused kogu aeg kasvavad. Et see kõver muudkui nihkub aga siia paremale poole, kus on suuremad kiirused, aga täna siis keskmine on, ütleme, kuskil siin ja see on täiesti konkurentsivõimeline tase. OECD hinnangul on praegu nii-öelda keskmine kiirus, mida vaja on 100 mega. Eesti ettevõtetest rääkides, siis Statistikaamet teeb väga suurepärast tööd, sõltumata eksimusest, millega nad on silma paistnud viimasel ajal. On kogutud andmeid, mida ma arvan väga paljud ei ole ka ajakirjandusega avalikkus võib-olla ei tea. Kogutakse andmeid selle kohta, kui milline on Eesti ettevõtete internetiseerituse tase ja milliseid kiiruseid nad kasutavad. Muu hulgas ka seda, et kas nad on nende kiirustega rahul. Ja 86,6% ettevõtetest Eestis ütleb Statistikaametile, et nad on oma olemasoleva kiirusega rahul. Nüüd ettevõtete puhul on nende kiiremate kiiruste puhul juurde liikumine nagu väga palju kiirem. Et kui te vaatate siin, kuidas 30 megabitti sekundis kiirused kahanevad ja kuidas 1 giga ja kiiremad kiirused kasvavad, siis te näete, et siin on väga selge trend. Mis on loomulikult tuletatav sellest, et üha rohkem ja rohkem neid andmemahte me tahame kasutada. Mis see kõik maksab? Et kas me selles osas oleme konkurentsivõimelised? Praegu hetkel siin on nüüd küll Baltikum, sest tegelikult ei ole väga lihtne saada andmeid kätte selle kohta, milline on näiteks Poolas äritarbijale interneti pakett, mis hinnaga, millised konkurentide hinnad on. Ja üks viga või ütleme ka linnalegend, mis tiirleb, on see, et igal pool mujal on väga palju kiirem ja väga palju odavam. Miks ta on linnalegend, on sellepärast, et valdavalt mingit eriti põhjalikku analüüsi selle taga ei ole, vaid avame näiteks mõne suvalise mingisuguse teenusepakkuja lehe ja saame sealt teada, mis on tema konkreetsel sellel hetkel pakutav hind ja
Alles hiljuti näiteks suvel võis leida Lätist mõne pakkuja, kes müüs 2 eurot kuus internetti, mis on ilmselgelt dumping selle hinnaga, kõik saavad aru, ei ole võimalik pikaajaliselt ühtegi sideteenust pakkuda. Nüüd, kui te natukene siin võrdlete neid, siis üldiselt ikkagi Telia olles siis märkimisväärse turujõuga ettevõtte Eestis sideturgudel paneb nii-öelda justkui selle hinna nii-öelda nagu teiste jaoks paika, ehk siis teised, seda nimetatud oligopoolseks turuks, et teised siis hoiavad natukene madalamale, sama me näeme tanklates, eks ju. Aga ei ole ka midagi nagu väga kardinaalselt erinevat siin Lätis, Leedus. Nüüd, mis on nagu nii-öelda nagu, kuidas seda asja nagu analüüsida siit edasi, on väga keeruline sellest 500 megasekundis tasemest edasi. Ja teine asi, mis on see, et keegi ei tarvita internetti selliste ainult nagu püsivõrguna. Meil kõigil on seal peal ka telefoniteenused, ettevõtetel on seal veel väga erinevad teenused peal. Ja ütleme, et see number siin näiteks, et keegi ettevõttest võtab Telialt 500 megasekundis püsi interneti, et mis see siis maksab, et kas see on siin nüüd 200 või see on 300 või 500, et seda ei ole võimalik niimoodi hinnata, kuna nad ostavad erinevaid teenuseid kokku ja Eesti suurimad tarbijad, kelleks muu hulgas on tõenäoliselt üldse riigisektor, sama mitte ettevõtte, aga ütleme siis Kaitsevägi, kus ma täna töötan, on üks suurimaid teenuse tarbijaid, samamoodi Päästeamet ja nii edasi, neil on väga palju telefoni vaja, neil on väga palju sidet vaja. Ja need hinnad ulatuvad tuhandetesse eurodesse, mis ettevõtted maksavad siis sellise teenuse eest telekomidele. Nüüd see on väga kirju tabel, aga see ilmestab seda, kuidas tegelikult peaks võrdlema sidehindu. Mitte niimoodi, et ma leian Lätist kõige odavama teenuse pakkuja ja vaatan, et see on 6 eurot kuus ja siis võrdlen seda Eesti näiteks Telia hinnaga. Et Telia on Eestis, nagu öeldud, märkimisväärse turujõuga ettevõttes, me peame vaatama, millised on teised märkimisväärse turujõuga ettevõtted teistel turgudel, kes suudavad üle terve riigi pakkuda teenust. Eestis on ka näiteks Sindi Telekom, kellest te mitte midagi võib-olla ei tea, ja siis lähme vaatame, mis hinnaga ta teenust pakub, aga ta pakub seda ainult Sindis või kuskil seal lähestel, eks ju, paikkusel. Et me peame ikkagi võrdlema neid ettevõtteid, kes suudavad üle riigi siis pakkuda teenust. Lätis, Leedus on selliseid väikseid ettevõtteid, kes suudavad piirkonnas odavat netti pakkuda küll ja küll. Eestis mitte eriti, sest et näiteks Narva linna või Haapsalu linna baasil ei ole võimalik käivet teha märkimisväärselt. Nüüd, mida siit nagu tähele panna, on see, et üleüldises vaates, et siia on nüüd pandud ritta siis kiirema kiiruse hinnad, et mis need nagu maksavad, siit tulvas saab vaadata, ja siia taha on siis arvutatud protsent, mis ta maksab ka keskmisest palgast. Nüüd te näete, et Eesti on oma 1 gigase kiirusega väga palju protsentuaalselt teistest ikkagi kallim, kui me vaatame Baltimaid või lähiriike, aga üldine trend on siiski selline, et Rumeenias, Bulgaarias maksab internet vähem kui Eestis, Eestis maksab ta vähem kui Soomes, Rootsis maksab ta vähem kui Norras vähem kui Šveitsis. Miks see nii on? Mitte sellepärast, et nagu elanikkond jaksab näiteks sellise hinnaga bensiini osta või et meil ongi selline hinnatase, vaid sellepärast, et inimesed soovid palka saada. Nagu te teate, siis suurimad kulud moodustuvad palgakuludest ja kui näiteks Lätis on sideehituse hind odavam kui Eestis, siis on võimalik ka pakkuda seal soodsamat internetti. Kõige rohkem tahtsin ma rääkida tegelikult soovitustest. Ma loodan, et jääb aega ka küsimusteks, aga üldiselt kokkuvõttes on meil siis kõik hästi, on põhimõtteliselt see sõnum. Side toimib. Jah, meil on nagu vaja mõelda ja kindlasti ei ole kaitstavad kõik need 500 kaablit, mis ookeanide all on. Ja palju muud, mida te võite veel analüüsist lugeda, jääb siin nagu käsitlemata. Aga kuidas saaks paremini? Ja kuidas saaks paremini
ka ütleme, teadlikkust tõsta sellest, et mis üldse on side tänasel päeval ja kuidas seda nii-öelda siis tarbija jaoks soodsamaks teha. Et palku me kindlasti kuskil Telias või sideehitusettevõtetes otseselt mõjutada ei saa, küll aga me saame mõjutada seda, kuidas me sidet ehitame, kuidas me bürokraatiat käsitleme ja nii edasi. Et 4 sellist soovitust, kui ma nüüd kiirelt siit üle kappan, on see, et võib-olla see tuleb üllatuseks tänasel päeval, aga nii nagu hoone ehituse puhul on meil tavaline, et meil peab olema soe vesi või kanalisatsioon või elekter, siis üldiselt neist nagu keegi nagu mööda ei lähe, sidest minnakse. On mindud läbi 10 aastate ja täna sisuliselt inimesed pööravad notaris tehtud tehingud tagasi, kui nad on kolinud sisse majja, kus selgub, et internet ei olegi. Aga miks ei ole? Kelle viga see oli, et seda seal ei ole? Et kas see on projekteerija viga, kas see on mingisuguse nõuete viga, kas see on ehitaja viga? Et see peab olema väga selge, et meil oleksid, et me ei saaks minna ehitusprojektides mööda sidest. Et keegi ei unustaks ära sellist asja. Selleks on tegelikult samme juba astutud, ma neist pikemalt siin ei räägi. Sideehitusspetsialistid, sellega on meil suhteliselt halvasti. Meie kutsehariduskoolides, kus õpivad, ütleme, 15 või alustavad õpingud 15-16 aastased noored, nad ei ole valmis sellisel tasemel täna valguskaablist nii-öelda õpet saama, on mulle koha peal öeldud. Et pigem on nendel noortel nagu pea natukene liiga laiali selleks, et aru saada, mis nagu elus vajalik on selleks, et hästi teenida või et ja nii edasi. Aga see on ikkagi nii-öelda ülevalt poolt suunata, millist õpet neile antakse. Täna valguskaablit seal ülemäära palju või siis ütleme, et üldse ei ole. Ja ikkagi see vaseajastust nii-öelda üleminek võtab veel aega. Ja see on laiema nii-öelda teadlikkuse taseme tõstmise teema tegelikult, et homme näiteks ma näitan, kuna ma olen ka praktik või olnud vähemalt praktik, siis homme ma näiteks 600-le mitte ainult Eesti, vaid üle maailma kogunevatele IT-inimestele siis näitan, kuidas näeb välja valguskaabli keevitamine. Kahjuks mul ei ole täna kaasas Newno Polarbeari ära lõhutud merekaablit, ma näitaks, et see on pöidla jämedune. Näitan siis selle valguskaabli kokku keevitamist ja ma arvan, et see tagasiside on umbes selline, et nad ei ole seda mitte kunagi elus näinud. Ometi nad kaitsevad ja tegelevad iga päev turvariskidega internetivõrgus ja nii edasi, aga füüsilist infrat nad ei ole näinud, nad ei tea, kuidas see nagu toimib, kuidas seda ehitatakse ja nii edasi. Ja kui nemad seda ei tea, siis laiem publik nagu veelgi enam. Et kui ma ühe nalja võin siia rääkida, siis Tartus oli mul sideehitusprojekt, kus ühes hoones siis sai Tartu Ülikooli rektorile valguskaabel ehitatud ja kõrval oli siis üks vanem proua. Et üks oli nagu teadlikum ja teine oli siis vähem teadlikum inimene siis küsis mu käest, et kui see valguskaabel oli sinna koridori jõudnud, et kas teisel korrusel hakkab kineskoop telekas ka nüüd pilti näitama. Et kes naljast aru saab, siis tõenäoliselt mingi varasem tehnoloogia, mingite pirnide ja lampidega mingi telekas tõenäoliselt ei hakka pilti näitama selle peale, kui valguskaabel tuuakse tuppa lihtsalt. Ja loomulikult on ka neid inimesi, kes küsivad, kas valguskaabel kiirgab. See jäägu igaühel enda välja uurida. Nüüd kohaliku omavalitsuste rollist võiksin pikalt rääkida. Ma vaatan, et aeg hakkab otsa saama, aga et tahaks hästi sellise kindla põhimõtte tuua teile nii-öelda teadvusse. Valguskaabel ei ole ohtlik. Ehitusreeglid, mis me kehtestame riigina või mida meil on nagu vaja, keskenduvad, ehitusseadustik tegelikult on üles ehitatud ohutusele.
Mitte sellele, et kohalik omavalitsus saaks määrata, millist värvi aeda te võite teha. Oluline on see, et maja kokku ei kuku. Nüüd sidest rääkides, kas me peame Põhja-Eestis, kus meil esineb väga palju paekivi, raiuma Roxoniga, mis on siis traktori otsas selline või ekskavaatori otsas selline toksiv asi, eks ju, sinna pae sisse. Kas me peame selle valguskaabli, mis ei ole ohtlik, mis ei tapa teid ära, kui te teda puudutate või ta läbi kaevate, toksima sinna pae sisse, mis maksab näiteks puurimise puhul 80 € meeter. Kui me võiksime selle, täna näiteks ju Venemaa sõjas Ukraina vastu lendavad droonid, millel on millimeetri jämedune ka Eestis kasutatav valguskaabel sabas, eks ju, et me saaks ehitada sidet kiiremini. Kui me natukene mõtleks selle peale, kuhu me ta paneme, miks me ta paneme, kas meil on seda vaja 10 aasta pärast või meil on seda vaja täna. Aga kohalikes omavalitsustes on ka inimesi, kes näiteks siin ma tõin välja, et Kahos, eks ju, see on nii-öelda siis sidet täna on võimalik väga kiiresti seadustada. Et kui inimene annab vabatahtlikult nõus, et te võite näiteks Telia sidekaabli minu maale panna, siis on sellele võimalik vallas teha väga kiiresti sundvaldust peale. See on side seadustamine, aga see sõna sundvaldus ajab inimesed täiesti pöördesse ja teadmatus on ka kohalikes omavalitsustes väga suur. On kohalikke omavalitsusi, kes sellise taotluse peale või sellise jutu peale sideehitajale ütlevad, et meie küll oma inimestele midagi peale ei sunni. Aga see on vabatahtlik, kui inimene annab ise nõusoleku kirjaliku. Ja see on kõikide jaoks vajalik avalikus kasutuses sidevõrk. Miks me siis niimoodi käitume? Peame kõik notarisse ja teeme seal lepinguid. Et kõik võimalused on meil seaduses olemas. Täna. Näiteks muuhulgas võite koju viia teadmise, et 5 aastat juba kehtib meil seadus, mis võimaldab ehitada viimasest side nii-öelda punktist endale koju internetikaabli. Ilma ehitisteatiseta. Ma olin teine inimene, kes Teliale ehitas selliselt võrku, sest et keegi julge seda teha. Ikkagi oleks sellest bürokraatia masinavärgis väga selgelt kinni. Ja kui see võrk oli valmis, küsis Telia esindajaga, kuidas ma nüüd seda kasutada saan, kui sa ei teinud teatist ja sellel ei ole nüüd kasutusteatist. Vabandust, andke andeks, see on teie asi. Kasutage seda. Keegi ei keela seda teha. Et me läheme kohati bürokraatiaga natukene liiga hulluks. Ja maaomanikele ma tahaks ka kõik, kes elavad kuskil, on teatud mõttes maaomanikud, kui te elate ka korteris, siis olge teadlikud või tulge ja küsige, mis te saate teha, et sidehinnad oleksid odavamad. Seal on väga palju teha korteriühistutel. Väga palju teha. Teie olete omanikud, teie toote sinna elektrikaabli, aga miks te lasete sinna ehitada kellelgi teisel sidekaableid? Te ju ei kujuta ette, et teil oleks vannitoas 3 kanalisatsioonitoru erinevatelt teenuste pakkujatelt. Ehitage ise see side oma tuppa, tehke omale sidekapp ja ütelge teenuste pakkujatele, et vot sinna kappi te ühendute ja te saate iga päev seal kapis vahetada täna Elisa, homme Tele2, ülehomme STV, üle homme keegi teine ja te surute need hinnad alla. Aga kuna Eestis on väga pikka aega selline turg nii-öelda toiminud, et side on justkui tasuta, telekomid muudkui õmblevad seda võrku erinevatesse majadesse, mis ei ole kasutaja omal ja ta ei ole võimalik võtta Telia purgist nii-öelda pislikut ja panna Elisa purki, siis täna see olukord kahjuks selline on. Aga siinkohal on aeg ammu nulli tiksunud, et ma rääkida võiks sellest väga palju, aga ehk on mõni küsimus ja loomulikult võite alati minu poole pöörduda, et ei ole teoreetik, vaid olen praktik. Aitäh! Suur tänu! Aitäh, erakordselt haarav. Ma ei pannud tähele, et aeg otsa sai. Kas saalis ühe kiire küsimuse jõuaksime võtta? Teisalt ka väga selge esitus. Mulle endale tundub, et kõik need soovitused kõlasid ja midagi suurt selgusetuks
ei jäänud. Ma väga tänan selle ettekande eest, selle tempo eest ja kogu selle ettekande tempo eest, mis oli selline, et seda suutis igatepidi kenasti jälgida. Ja taaskord tõesti, et need on need rohujuure tasandi väiksed asjad, mis lõpuks loevad. Täpselt nii. Ja väga palju on ka meie endi kätes, et olukorda paremaks teha ja sa rääkisid korteriühistutest ja maaomanikest, aga samamoodi ju ka ettevõtted. Ettevõtted on ka kellegi maa peal. On samamoodi maaomanikud või siis kinnistuomanikud, täpselt. Nii et me saame seda mõtteliselt laiendada siis kogu sellele ettevõtete konkurentsivõime teemale ja kulude ohjamise teemale. Suur aitäh! Aitäh kutsumast! Aitäh!